Tervis kanepisõbrad ja kanepi kasvatus saab alguse nüüd. Ilgirm on mõõteaparaat, see ei ole mingi mõõteaparaat. See külvisügavus on alati siuke teema, et tahate ma näitan teile ägedat asja. Külvame 6-meetrise Horst Pronto külvikuga, täitsa tavaline universaalne teravilja külvik. Siin nagu näha on, ees on randaalisektsioon, mis teeb mulla heaks kohevaks ja siukseks sõmeraks. Siin on tihendussektsioon ehk rattad, mis tähendavad mulla ära ja siis on külvikettad, mis panevad seemne mulda ja lisaks surveratas surub veel peale ka, et kindlasti mullaga kontakti saaks. Esimesed triibud on tõmmatud ja lähengi nüüd kontrollima, kuidas külvisügavusega on. Kanep tahab siuke 1,5, maksimaalselt 2 sentimeetrit külvisügavust. Siuke tore mõõteaparaat on mul. Mõõteaparaat, see ei ole mingi mõõteaparaat, see on plekitükk lihtsalt, aga väga kasulik plekitükk. Ja vaatame, kuidas see kanepiseeme siia maha läinud on. Et nagu näha, siis tingimused on väga okeid. Meil tuli eile natukene vihma ja seetõttu on meil ka niiskust mullas tegelikult täitsa okeilt, et palvetagem, et see jääks ka niimoodi. Kraabime siit natukene pealt ära. See külvisügavus on alati niimoodi, et ega kunagi seda seemet ei taha nagu hästi üles leida. Vaatame, kas me näeme mõnda kanepi seemnet, kes siin kuskil või ei näe. No, nagu ikka tahad kaameras midagi näidata, siis ega ei tule tavaliselt välja. Ma näen küll kanepi seemneid siin natukene pilla peal, aga ma tahaks näha, kas kus nad enamus on ikkagi nagu maal ka, et nii. Vaat, kanepiseeme siin. Ja siis me teeme siukse asja, et me surume selle siia sisse vahu servale. Ja nagu näha, siis kanepiseeme on see siin ja mõõdik näitab number 1. Igati okei. See külvisügavus on alati siuke teema, et püüan. Kunagi ei ole ta nagu ideaalne, et eks natukene külvik on vana ja kulunud, eks põld on siuke nagu ta on, ei ole võib-olla nii sirge ja sile kui tahaks, aga tähtis on see, et enamus seemned läks õigele külvisügavusele ja need, mis on natukene väljas, ei ole hullu, küll nemad ka kasvama hakkavad. Aga kui paned liiga sügavale, siis on suur oht, et ei hakka midagi kasvama. Oleme siin sellel samal põllul, kus juba eelmine video sai tehtud ja rääksin sellest, et on see pind suhteliselt nagu krobeline, kamakaid täis. Ja olen siin põhimõtteliselt põllu juba peaaegu ära külvanud ja tahtsin näidata, et mida külviku eelarvimiskettad teha saavad. Nagu näha, siis pind hoopis parem. Näeb täitsa viisakas välja. Ja külv on sujunud enam-vähem okilt, et pikad päevad ainult. Lõpetasin kell 12 ja kell 5 hakkasin uuesti liikuma, et eks põllumehel on igasuguse asju teha, vaja teha seda, teist ja kolmandat ja alati jääb aega liiga väheks või siis ilmastik ei ole õige ja no nii edasi. Teate küll seda põllumehe kurtmist. Aga ma ei tea, ega siin midagi muud ei olegi. Kütame edasi ja veel umbes 25 hektarit külvata. No nii, sõbrad, külv on läbi, yes! Ja
et tahate, ma näitan teile ägedat asja, et mis juhtub väga harva minu elus, võib-olla ka teiste külvimeeste elus. Vaadake, kui täpselt seemet jagus. Seal on põhjas paar kilo. No super. Ja kui te arvate, et see juhtus niimoodi, siis jah, see juhtus niimoodi, et mul oli neid külvinormi probleeme siin küllalt igasuguseid, et tundub, et mingisugune jõud tahtis, et mul see asi nagu väga hästi läheks, aga lõpuks tuli kõik välja ja tuli terve hunnik. Õigemini, kui midagi nässu läheb, siis see on alati üks hea katse. Jah, põllumeestele meeldib ennast niimoodi lohutada. Läheb midagi nässu, on hea katse. Aga siin minu selja taga saame varsti hakata kanepi kasvamist vaatama, nii et äge! Mul on hea meel, et 50 või 60 hektarit peaaegu kanepit on maas. Tõesti, ühtemoodi on nagu hirm, ilge hirm on naha vahel, et mis sellest saab, kas see tuleb niimoodi välja, kuidas ma soovisin. Aga õnneks kanepiga ei pea rohkem midagi tegema, et see läheb nüüd kasvama ja siis hakkan koristama. Nii et põhimõtteliselt kanepiga mingid muid tööd ei tee, ei väeta rohkem, ei pritsi rohkem, ei mitte midagi tee. Ja jääme ootele, näeme järgmine kord ja äge!